tere! On sinud tegemist sügise, kaljukitse tähtkujusse jõudnud Saturni või koroonaviirusega, ma ei tea, aga millegipärast on järsku paljudel tekkinud teravdatud huvi sooliste küsimuste vastu. Rooma paavst ütles välja seisukoha geide suhtes, mille peale suur hulk rahvast võttis seisukoha paavsti suhtes. Meie siseminister soovis saata geid Rootsi, seejärel lõi rahvasaadik Reetelmann Lained oma Facebooki postitusega sodomiitide kohta. USA-s sai vaata et olulisemaks küsimuseks presidendivalimistel abordiõigus. Poola ülemkohus aga praktiliselt keelas abordid, mille järgi Varssavi tänavatele jõudsid tulivihased naised. Tuleb öelda, et Poola üllatas ka varem. Seal on võimul erakond Õigus ja õiglus, poola keeles Prawo i Sprawiedliwość, lühendatud PiS, mis ei saa kuidagi rahu. Kui poolakad möödunud aastal parlamenti valisid, rajasid konservatiivid oma kampaania homoseksuaalsuse vastasusele. Olukord jõudis selleni, et tänavuseks suveks kuulutasid üle 100 Poola omavalitsuse kolmandik riigi territooriumist ent LGBT-vabaks piirkonnaks. Euroopa Liit ei toeta mitte mingisugust diskrimineerimist, sealhulgas ka mitte niisugust. Esialgu möödunud aasta detsembris mõistsid poolakad üksmeelselt hukka Euroopa Parlament. Mingit käsku Brüssel Poolale anda ei saa, kuid tagajärgedeta diskrimineerimine ei jäänud. Alates juulist lõpetas Euroopa Komisjon LGBT-vabade piirkondade struktuurifondidest raha eraldamise. Põhjendus on lihtne. Projektid, mille jaoks raha taotletakse, pole ligipääsetavad kõigile Euroopa Liidu kodanikele. See on Poola, Euroopa ainus riik, mis ei pea enda jaoks vajalikuks Euroopa Liidu inimõiguste harta täitmist ja soovib taganeda Istanbuli konventsioonist naistevastase vägivalla vastu, sest nagu ütles justiitsminister Zbigniew Żibło, see on liiga liberaalne. Nüüd siis abordikeeld, välja arvatud juhul, kui tegemist on olnud vägistamise, intsesti või otsese ohuga elule. Ma ei ole abortide pooldaja, kuid ma olen abordi õiguse pooldaja. Abordikeeld ei aita abortidega võidelda, nagu näidanud uurimused. Salvadoris näiteks on abort ebaseaduslik, kuid kolmandik rasedusi katkestatakse ikkagi ja isegi mitte kirurgilisel teel, ravimite abil. Tänapäeval surrakse põrandaaluste abortide tagajärjed harvemini, kuid abortide arv hakkab keelu tõhtu üksnes kasvama. Ilma keeluta on see stabiilselt vähenenud, sealhulgas ka Eestis. Abordini viib mitteteguri koosmõju, ebapiisav seksuaalharidus, rasestumisvastase vahendite kättesaamatus, vaesus ja mis siin pattu salata, isade käitumine. Aga muidugi kergem on kõik ära keelata ja pärast sulgeda silmand põrandaaluste abortide suhtes, mida ei näe, seda pole justkui olemas. Rasestunud naisele homse päeva suhtes kindlustunde andmine on palju keerulisem. See selgitabki, miks sooliste küsimuste vastu nii suur huvi on tekkinud. LGBT-abordid, immigrandid, natsionalism. See on praeguste konservatiivide viimaseks trumbiks rahva killustamisel ja endale valijate tagamisel. Varasematel aegadel tõstsid konservatiivid majandust. Tänapäeval aga sõdivad geide, pagulaste ja naistega. Väärikas tegevus, pole midagi öelda. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.